Olete kunagi Euroopa kaarti vaadanud ja mõelnud, et midagi siin justkui ei klappi? See on peaaegu üleni Indo-Euroopa keelte ookean, aga vaadake, seal on paar kummalist saart. Uurime täna koos, kuidas üks iidne Siiberi hõim alustas teekonda, mis jättis Euroopa kaardile täiesti kustumatu ja, üsna müstilise jälje. Ja just siin, just nendes saartes peitubki kogu müsteeriumi tuum. Soome, Eesti ja Ungari. Keeleliselt täiesti omaette maailmad keset Euroopat. Nende keeled on nii erinevad kõigist naabritest, et see paneb lausa kukalt kratsima. Et seda mõistatust lahendama hakata, alustamegi tänapäevast. See tsitaat ühelt soomlanalt tabab, ma ütleks, naelapea pihta. Kuigi me teame, need keeled kuuluvad samasse Urali keelkonda, on soomlasele või eestlasele ungari keelest arusaamine praktiliselt võimatu. Ja see illustreeribki suurepäraselt seda tuhandete aastate kilomeetrite pikkust lahusolekut, millest me rääkima hakkame. Niisiis, hakkame neid leivapuru jälgi ajama. Et mõistatus lahendada, peame järgima vihjeid, nii keelelisi kui ka geneetilisi. Ja ma joonistan ette, need viivad meid üsna ootamatus suunas. Kaugele itta. Okei, esimene suur vihje on see, kuidas need keeled sõnu ehitavad. Erinevalt näiteks inglise keelest, mis kasutab palju eraldiseisvaid abisõnu, armastavad Urali keeled midagi, mida nimetatakse aglutinatsiooniks. See kõlab keeruliselt, aga põhimõtteliselt tähendab see sõnade kokku liimimist. Mismoodi? Vaatame konkreetset näidet. Kui inglise keeles öeldakse in my houses, kasutades selleks 3 eraldi sõna, siis soome keeles saab selle kõik kokku pakkida ühte ainusse sõnasse, taloissani. See ongi aglutinatsioon täies hiilguses. Vaadake, talo on maja, i teeb sellest mitmuse, sassa näitab, et ollakse millegi sees ja nii näitab, et need on minu omad. Tõhus, kas pole? Aga see pole veel kõik. On veel teisigi erilisi jooni. Vokaalharmoonia reeglid, mis määravad, millised vokaalid saavad ühes sõnas koos esineda, käändesüsteemid, mis võivad tunduda lõputud ja mis eriti juhitav grammatilise soo täielik puudumine. Kõik need omadused on Euroopas üsna haruldased, aga sarnanevad palju rohkem just siiberi keeltega. Jälle üks vihje, itta. Aga mis siis, kui ma ütlen, et kõik need keelelised vihjed on alles algus? Kõige kaalukam, kõige ümberlükkamatum tõend on peidus palju sügavamal. Keeled võivad küll ajas muutuda, aga meie geneetiline pärand, see räägib palju selgemat lugu. Ja siin see ongi, meie geneetiline suitsev püss. See diagramm näitab ühika haplugrupp N levimust. Lühidalt öeldes on see geneetiline marker ühika kromosoomil, mida antakse edasi isalt pojale peaaegu muutumatuna. See teeb sellest ideaalse tööriista iidsete rängetel jälgimiseks. Ja vaadake neid numbreid. Ligi 2/3 Soome meestest on see selgelt Ida-Aasia päritolu marker. Eestlastel samuti, aga meie Indo-Euroopa naabritel, näiteks rootslastel, on see praktiliselt olematu. See on lihtsalt kristallselge märk iidsest rändest idast läände. Aga just siis, kui tundub, et müsteerium on lahendatud, muutub asi jälle keeruliseks. Ungarlased. Nad räägivad samuti urali keelt, aga neil seda selget siiberi geneetilist allkirja peaaegu polegi. See on mõistatus mõistatuses. Ja selle juurde me kohe tagasi tuleme. Nüüd teeme midagi ägedat. Kerime kella umbes 4500 aastat tagasi. Meie lugu algab Aasias, Altemägede piirkonnas. Siin seisid meie Urali esivanemad, tollaigsed küttkalastajad, silmitsi maailmaga, mis oli kohe muutumas. Nende areng oli lausa plahvatuslik. Mõelge vaid paarisaja aasta jooksul said neist küttidest kõrgtehnoloogilised metallitöölised, kes olid valmis alustama oma suurt ja pöörast teekonda läbi Euraasia. See oli lihtsalt tohutu tehnoloogiline hüpe. Ja nad ei õppinud mitte ainult bronsi kasutama, vaid nad täiustasid seda. Nad avastasid, kuidas luua tõelist kõrgekvaliteedilist bronsi, segades vaskedinaga, mida Altaimägedes leidus ohtralt. Ja nende teine suur leiutus, nende salarelv, oli niinimetatud kaduva vaha meetod. See oli geniaalne tehnika, mis võimeldas neil valada uskumatult detailsed ja keerukaid relve, odasid, kirveid ja pistodosid, ja need andsid neile lahinguvälja lihtsalt tohutu eelise. Arheoloogid kutsuvad seda plahvatuslikku levikut seimaturbino fenomeniks. Ja see polnud mingi aiglane migratsioon kaugel sellest. Kujutage ette väiksed rühma nomaditest sõdalasi ja kaupmehi, kes liikusid mööda jõgesid fenomenaalse kiirusega, levitades oma tehnoloogiat, oma keelt ja muidugi ka oma geene. See välkkiive laienemine lääne suunas viis aga paratamatult ka lahknevuseni.
see grupp, mis kunagi rääkis ühte ja sama proto-uurali keelt, hakkas aegamisi harunema. Ja siin, umbes 3500 aastat tagasi, jõudis teekond ristteele. Keelkond jagunes 2. Üks haru, Soome Permi, liikus üha kaugemale läände, pannes aluses soome ja eesti keeltele. Teine haru, Ugri, jäi aga esialgu sinnasamasse itta, Uuralite taha. Ja see toob meid tagasi tänapäeva. See iidne tuhandete aastate tagune lahknevus ongi põhjus, miks see alguses kuuldud tsitaat nii uskumatu täpne on. Soomlased ja eestlased on keeleliselt nagu lähedased sugulased, samas kui ungarlased on osa samast perekonnast, aga palju kaugemalt harult. Nüüd toome loo lõplikud tänapäeva ja lahendame ära selle viimase suure küsimärgi, ungarlaste mõistatuse. Kuidas on nende pärand säilinud nii teistmoodi? Ja siin ongi lahendus. Ungarlaste esivanemad, madjarid, olid võimas ratsasõdalaste eliit. Kui nad 9. sajandil Karpaatide basseini vallutasid, olid nad arvuliselt tegelikult vähemuses. Nad sulandusid kohalike rahvastega, abiellusid nendega ja võtsid üle nende geenid, aga nende keel ja kultuur osutusid nii tugevaks, et just need jäid domineerima. Tulemuseks ongi tänapäeva ungarlased. Nende geneetika on valdavalt euroopalik, kui nende keel on justkui katkematu niit, mis ulatub tuhandeid aastate taga Uuralitesse. Ja milline edu see on olnud? Vaatamata geneetilisele sulandumisele on ungari keelest saanud Uurali keelkonna kõige edukam haru. Tänapäeval räägib seda üle 13 miljoni inimese. See tõstabki ilmekalt, et keel võib olla pärandi edasikandmisel mõnikord isegi võimsam kui geenid. Kahjuks, aga pole kõigil uurali keeltel nii hästi läinud. Samal ajal kui ungari, soome ja eesti keel on tugevad ja elujuulised, on paljud nende sugulaskeeled Venemaal, näiteks saami ja samojeedi keeled, kriitilises seisus ja lausa väljasuremisohus. Aga läbi kogu selle uskumatu ajaloo, läbi rännete, sõdade ja sullandumiste, on Urali rahvastel säilinud üks eriline joon. Ja soomekeelne sõna sisu võtab selle ideaalselt kokku. See on midagi enamat kui lihtsalt vastupidavus. See on murdumatu sihikindlus ja sitkus ka siis, kui kõik tundub täiesti võimatu. See on see tahe mitte kunagi alla anda. Ja see ongi ehk selle loo kõige võimsam mõte. Geenid segunevad, kohanevad, neid kirjutab ajaloogu pidevalt ümber. Aga keel võib olla justkui ajakapsel. See on katkematu niit, mis ühendab meid esivanematega, kes kunagi ammu alustasid oma uskumatut teekonda Siiberi metsast otse Euroopa südamesse.